Siis loomulikult ei saa minna jube detailidesse ja väga sügavuti kogu selles teemas, aga minu tänane mõte on tegelikult visatagi teile mõtteainest üles, tekitada isu ja just nimelt edasimõtlemiseks nagu andagi seda innustust. Ja sätime, nii, et hakkame sellest pihta, et miks üldse mina seda juttu räägin ja et arengufondist oleme. Et mis arengufond teeb, tegelikult on see, et meil on mitu rolli, oleme Riigikogu tasutatud, oleme selles mõttes institutsionaalselt justkui nagu Eesti Pank, et oleme sõltumatu organisatsioon, aga riigiga seotud ja tegelikult me üritame just positsioneerida ennast siis, et oleme kõigi nende erinevate Eesti tulevikku mõjutavate osapoolte vahepeal nende kokkutooja, olgu siis tegu erasektoriga, riigimeestega, ametnikega, ülikooliga, kellega iganes. Ja teeme siis 2-3 asja, et esiteks, et tegeleme tulevikuseirega ja see tähendab seda, et kui me tahame üldse seda Eesti võimalusi tulevikuks leida, nuputada, mida majandusega pihta hakata, siis olekski hea ja oluline aru saada, et mis me ümber toimub, kuhu see maailm liigub, kust oma võimalusi siis üles leida ning kasutusele võtta. Ja selleks analüüsime trende, tekitame diskussioone, käime esinemas nagu täna, et just nimelt seda maailma tulevikust teadmist rohkem leviks ja selle mõtlema hakatakse. Sinna kõrvale tegelikult ka palju asju ja palju häid mõtteid, mis kerkivad, võib-olla vaja natuke tagant utsitamist, et ei ole kohe neid, kes nendega ise hakkaksid vedama ja pihta hakkama, kas või näiteks siis riigisektorist. Et teeme pilootprojekte, et näiteks, et kui siin viimasel on juttu IT-akadeemiast, et millega üritatakse Eestis siis IT-kõrgharidust edasi viia, et see ongi üks näide, kus arengufond on üritanud väga olulisest teemast natuke tõuget juurde anda ja täna siis nüüd ongi erapartnerid tegelikult üle võtnud, edasi vedamas ja siis loodetavasti asi ka varsti sündimas. Ja viimasena, võib-olla kõige konkreetsemana teeme riskikapitali investeeringuid. Oleme Eesti suurim riskikapitali fond ja paneme raha ettevõttesse, kes tahavad siis ambitsioonikalt, nutikalt, uute ärimudelitega laia maailma uurida. Ja meie roll siis kõiges selles, et just nimelt mõtlegi tegelikult on nagu väga palju seda diskussiooni käida. Ja mis me selleks teeme veel täpsemalt on see, et teeme hästi võib-olla kõik konkreetsemalt temaatilisi projekte sageli, et kutsume neid seireprojektideks. Ja sel aastal tegelikult olemegi väga tihkelt endale Aasia programmi võtnud, sest oleme mitu aastat erinevaid teemasid ette võtnud Eesti majanduses, väga palju sektoreid näiteks läbi kamminud tuleviku võimaluste mõttes, aga ühte teistpidi jõuame sinna, et Aasia on megatrend, millest ei saa mööda. Ja samas teistpidi oleme tunnetanud, et Eestis võib-olla ikkagi oleme natukene vähe läbi mõtelnud, mida see Eestile kaasa toob, mis võimalused avanevad ettevõtetele, mis kohustused riigile. Et just, et sel aastal panemegi fookust rohkem, et seda Aasia teemad saaks läbi arutatud, sealt oma võimalusi Eesti leitud. Ja konkreetsemalt rõhutame küll võimalusi India suunal, aga jällegi ka Aasiast laiemalt. Aga sissejuhatus liiga pikaks läheks, tegelikult hakkas asjast pihta ja nagu ma ütlesin, viskaks mõned killud üles, millele tegelikult mõtteaineid vahetust võiks tekitada. Et nagu ütlesin, et Aasiasse nihkumine tegelikult on megatrendistes üle ka ümber, sest räägitakse ju meedias, räägitakse palju poliitikute tagatubades, räägitakse ettevõtete strateegiaseminaridel, aga mis see lühidalt on tegelikult see, et kui me vaatame seda lihtsalt prognoose, kas või juba tänaseid ja lähituleviku omid, mis saab 2011 näiteks maailmas, mis riigid kasvavad, mis turud kasvavad, on selge, et meie naabrusest ehk siis kõige lihtsamalt Euroopast pigem joonloo prognoos on allapoole. Ja väga tugevalt allapoole. Selles mõttes, et kui isegi kasvu tuleb, räägime väikestest numbritest ja teistpidi konkurents meie lähiturgudel on tugev. Palju ettevõtteid, palju kohalikke, palju välismaised, et teistpidi turg on küllastunud suhteliselt. Aasia, aga joonlauaga tõmmates, on see regioon, kes pigem maailmas võimust võtab just nimelt sellega, et seal on peamised kasvud, kõige rohkem täna inimesi, kellega seda kasvu tekitada ja teistpidi ka ettevõtted täna esile kerkimis, kes ka maailmas siis teisi üles ostavad ja omakorda ongi seda võimu nagu koguvad. Ehk et niimoodi joonlauga tõmmates tulevikuturud on Eestis pigem kaugemad, mitte siin meie 1000 kilomeetri raadiuses, millega me tavaliselt oleme harjunud opereerima. Ja mis see tulemuseks on, ma ütlen eelmisse slaidi tagasi, et mingis mõttes võibki nagu öelda, et maailma on see hookus ja sellega võib-olla maailmakaart nihkub. Meie koolis oleme harjunud, et Eesti, Euroopa ja Aafrika on keskel. Hiina poolt vaadates pigem võiks nagu vastupidi olla ja kui siit Eestit otsima hakata, eriti kui gloobuse või ütleme nagu kumedatud pildiga tegu on, me jääme kuskile kaugele nurka. Aga mida mina tahaks öelda, on see, et see ei tähenda, et meil võimalusi ei ole. Ja pigem ongi see, et me oleme küll kaugel ja peame tegelema võib-olla kaugete turgudega, kui me tahame Aasia kasvust osa saada, aga seda nutikamalt peame toimetama. Ja miks me võiksime seda teha, on tegelikult paar pildikest juurde, et seda ei pea kellelegi rääkima, et enamik maailma inimesed täna elavad Aasias, Hiinas, Indias, teistes riikides. Aga mitte lihtsalt ei ole seal suur inimeste mass ja kogum, vaid tegelikult kogu selle senise kiire arengutempo tulemusel
kiiresti on sissetulekud kasvamas. Aga mida sissetulekud tähendavad, on tarbimine ja teistpidi turuvõimalused. Ehk et juba väga tänast seisu vaadates võiksime rääkida sellest, et selline $3000 umbes aastane sissetulek on, mida hakatakse pidama selliseks tasemeks, kust inimestel tekib raha, mida kulutama hakata. Nad ei pea lihtsalt oma esmavajadusi rahuldama. Täna on seal järgus, ütleme, 600 miljonit Aasiast, juba paari aasta pärast räägime miljardist, veel paari aasta pärast räägime sellest, et ainult miljard on juba Indias ja Hiinas 2 riigi peal kokku. Ehk et teistpidi väga tugevat veel tarbimise kese on nihkumas pigem nagu senistelt jõukatelt arenenud turgudelt mujale. Ja seda näitab üks teine pildike, et kui siin on kõrvuti pandud, et keskklass, kes on kõige kulutavam tarbimine, ütleme niipidi, et tavaliselt kiputakse hästi palju keskenduma nagu luksuskaupadele ja rikastele inimestele, aga tegelikult tarbimise kogumahu mõttes on just keskklass see, kes teeb enam ülasmajanduses. Ja maailma keskklassi tarbimist vaadates, siis ring on suurelt paista, et siin paari kümnendiga peaaegu kogu tarbimine, ehk siis me räägime 70% ligi kaudu, keskklassi osas saab olema väga tugevalt Aasias. Enamikus seejuures veel linnades. Ehk et üks trend, mis ka kindlasti võivad kuulnud, et väga palju kolitakse Aasia linnadesse. Ja mis tähendab teistpidi, et inimesi on palju, riigid on suured, aga tarbimine on väga kontsentreeritud. Et siin oli Pensi näitel, eks ole, et minnakse provintsi tasandile vaatama, tegelikult seda samasse, et Jiangsu provintsi sees on suured megalinnad, kust juba iga linn ise on Eesti mõistes väga suur tarbimisturg. Nüüd samas, ma rõhutasin seda keskklassi poolt, aga mida võib-olla veel nagu mõtteaineseks anda, et täna ikkagi väga suuri inimesi sinna keskklassini ei ole küündinud. Et kui mõnes mõttes kogu maailma elanikkonna peale mõelda, siis ütleme sissetulekute järgi võiks inimesed teatud püramiidi paigutada. Kõige tipus on need jõukad, keskel on täpselt keskklass ja täna ikkagi enamik inimesi moodustab, mida kutsutakse püramiidi põhjaks. Ja siin hiljuti just arvatud, et seal võiks olla stiilis 4 miljardit inimest, suurusjärgus 4 miljardit inimest, Aasias on sellist umbkaudu 1,8 miljardit. Mis see tähendab? Et need tegelikult on selles mõttes tarbijad või inimesed, keda sageli kiputakse unustama, et arvatakse, et neil ei ole raha ja seega, et miks ikka neile tähelepanu pühendada, miks neile üldse midagi proovida müüa. Teistpidi vaadates, aga on see, et kuna neid kiputakse unustama, siis tegelikult on seda tänulikumad tarbijad, kui keegi neile suudab teenuse tooteid pakkuda. Aga et see pakkumine lisaks asjad, mida nad vajavad, nad peavad elama samamoodi nagu teised. Ja kui vaadata näiteks, mis on selline tarbimiskorv, siis see koosneb väga paljudest komponentidest. Ja see konkreetne joonis on tehtud paar aastat tagasi ja siin on üldse kokku võtta seda, et kuidas üldse see püramiidi põhja tarbijad kogu maailmas tarbivad. Aasias sealhulgas iga selline kastik on umbes $100 miljonit. Ehk kokku me räägime sellest, et püramiidi põhi, jällegi see unustatud tarbijaskond tegelikult maailmas on täna üks $5 triljonit USA turg. Kogu see jutu mõte on see, et ühesõnaga võimalusi koguses suures rahvamassis nende suurte turgud on väga mitmekesised. Keskklassi loomulikult on ka suur, nende luksuskaupade tarbijaskiht väga palju on ka tegelikult ikkagi endiselt vaesed tarbijaid ja nendel ei ole lihtne jõuda, aga nagu ma ütlesin, on seda tänulikum, kui keegi neile asju pakub. Ja kuidas seda teha, et ma ei jõua sinna täna väga palju minna, aga siin üks väike lingike on ka olemas, et arengufondis tegelikult oleme seda püramiidi põhja nagu võimalusi üritanud avama hakata Eesti jaoks ka. Ja et see nõuab teistsugust lähenemist, teistsugust innovatsiooni ja ka, et see peame ärimudeli suutma kohendada selliseks, et pigem et väga kulutundlikud kliendid ka suudavad sealt oma iva leida. Aga see on asi, mida võiks mitte kaaluda. Et just nimelt sellepärast ka, et täna konkurents nende tarbijate nimel on pigem väike. Nüüd ma olen hästi palju rääkinud turust, aga tegelikult mida Aasia suhtes tähele panna, kui me räägime ka ettevõtete võimalust ja huvidest, on see, et ei ole mitte ainult küsimus turgudes. Et kogu selle majanduskasvu tempoga ja teistpidi riiklike poliitikate alusel, mille najal pannakse väga palju tähelepanu innovatsiooni teadus- ja arendustegevuse toetamisele, siin näitena ütleme, kuidas Hiinas on need kulud kasvanud, on selgelt üha rohkem tulevikus innovatsioon, tehnoloogia, teadus Aasias toimumas. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult kui otsime näiteks partnerid, otsime kellele midagi ise kellega koos midagi ette võtta, otsime kellele midagi toota näiteks allhankena, siis üha rohkem tegelikult tuleb valmis olla selleks, et see ei ole enam mitte eurooplane, ameeriklane, vaid on Aasia ettevõte, Aasia ettevõtja, kes ka näiteks võib tahta välisinvestorina siia tulla, jällegi nagu ka Pensi projektis üritatakse nagu leida ja ära kasutada. Ehk et see Aasia tähtsus seega on väga mitmekesine ja see esiletõus on väga mitmekesiselt toimumas. Ja mis selle juures juhtub, et kui siiamaani on tõesti tarbimine olnud Euroopa ja arenenud
Läänemere-riikide keskne, edaspidi pigem Aasia keskne, see tähendabki seda, et ka tegelikult nende Aasia ettevõtete, kes on maailmas esiplaanile kerkimas, nende enda tähelepanu pigem koondub Aasia turgudele. Ja siin on üks näide juba sellest, et kuidas tänaseks on maailmas kaubavahetusvood toimumas. Ja peaaegu pool, see 44% maailma kogu kaubandusest on Aasia keskne, Aasia sisene. Ja see on kasvanud, mitmekordselt viimase kümnendiga. Ja mis selle iva on, miks ma seda räägin, on see pool, et seega, et olla selles äris sees, olla nendele ettevõtete partner, tegelikult seega tuleb olla Aasiale lähedane ja ideaalis olla Aasia turu peal kohal, et suuta nendega koos olla, et suuta tehnoloogia eesliiniga kaasas käia, et suuta nende väärtusahelatesse midagi ise toota, pakkuda, iganes.